Tere tulemast, mul pole aimuga, mida te siin tänases vlogis näete. See on küll parim viis, kuidas vlogi alustada. Ma teadsin, et ma tahan teile mingit videot filmida see nädalavahetus. Mul ei olnud ideid, mida ma täpselt filmida tahan. Ja nii me oleme siin täna kõik koos. Te vaatate videot, te vaatate mu päeva, vlogi. Ja mul ei ole aimuga, mida te otseselt vaatama hakata. Mul on nagu mingid ideed, ma tean, mida ma teile rääkida tahan, mis on juhtunud, mis ma olen ostnud, igastahes väga palju asju, mida ma ei ole varasematesse vlogidesse pannud, mida ma tahan nüüd see vlog kõik kompaktselt ära rääkida, et see kõik oleks lõpuks olemas, see info oleks olemas. Nii et ma arvan, et sellest tulebki üks siuke mush, siuke komplekt. Ja see saab olema tänane vlog. No nii, nüüd ma näen välja nagu õige vlogger. Oh my god. Ja päike on päris tore, aga antud hetkel ta veits rikub mu vaibi. Aga ma tean, mida ma hommikusöögis ka tahan ka teha ja seda ma tahtsin ka teile näidata, nii et ma ei saanud seda eile valmis teha. Nii et see tähendab, et enne trenni ma söön ilmselt banaani ja peale trenni ma söön oma hommikusöögi, aga see on kõik selle vlogi jaoks, et ma saaksin teile näidata seda hommikusööki, sest ma arvan, et see on mu suve hommikussöök. Lihtsalt fabulous, kuidas see näeb fabulous välja. Põhimõtteliselt see hommikusöök on chia, kookose, mango puding ja see läheb kõik meloni sisse. See peaks välja nägema nagu üks nendest hommikusöökidest, mida te näete Pinterestis. Ei tea, loota ju võib, eks ju. Aga põhimõtteliselt kogused on järgmised. Terve see purk kookospiima, see on täiesti tavaline 18%. Ma tegelikult täpselt igastahes mitte light kookospiimises, siis puding maitseb nagu vesi. Siis maitse järgi, nii palju kui sa tahad mango maitset, nii palju läheb 100% mango püreed, mitte nektarit, mitte mahla, püreed. Mõlemad muid on Prismas saadaval, kui tahad minna, proovida, teha samad asjadega. Siis maitse järgi mango püreed reaalselt ja kõige viimasena chia seemneid silma järgi, et ta ei tuleks liiga paks ja et ta ei tuleks liiga õhuke. Nii et siuke tunde järgi ja tegelikult chia pudinguga on hea see, et isegi kui ta jääb liiga õhuke, ehk siis sa paned alguses liiga vähe, siis ei ole hullu, sest sa saad alati juurde panna, aga kui sa paned liiga palju, siis ega siis enam ei anna midagi teha, siis on juba peks. See on ikka ülihea kookospiim. Ma olen vist ilmselt mingi imelik, aga see on nii satisfying reaalselt. Tähil on nii annoid. Mida ma hommik on, siis ma tõusen veel. Sa reaalselt näed välja, miks ma selle inimesega veel koos olen. Ja mul oli just väga raske kommipakk jamamine, saab lahti seda. Või kommipaberi. Jah. Aga see peaks nüüd valmis olema, selline ta välja näeb, tundub väga õhuke, aga tegelikult chia saladus ongi see, et nad tõmbavad endasse enamus selle vedeliku ja siis jääb selline pudingulaadne konsistents, kui sa ei ole varasemalt chiat proovinud, siis see tegelikult on väga harjumatu ja ma ütlen ausalt, et kui mina esimest korda chia pudingut proovisin, siis mulle ei meeldinud, aga nüüd ma olen leidnud lihtsalt retsepti, mis mulle meeldib ja see on mu emme retsept või noh, ta mõtles, et teeks niimoodi, nii et ja, see on mu ema retsept. See läheb nüüd külma, see nii kaua, kuni me trennis oleme, ehk siis kuskil tund-pool on külmas ja siis see peaks juba täitsa okei olema. Aga tavaliselt öeldakse ka, et seda on hea hoida üle öö külmas, nii et kindlalt tund
aga parim on üleöös, ta tõmbab maitsed kõik sisse. Ülihea trenn või vähemalt minul oli ülihea trenn. Ma arvasin, et mul saab olema kõvasti raskem see jooksmine, seepärast, et nagu ma olen teile 100 korda, kõik juba teavad, mulle ei meeldi joosta. Nii et see, et mina ütlen, et mul oli üllatavalt kerge joosta, ma jooksin 30 minti niimoodi vahelduva eduga, et mul on alati see süsteem, et mul on alati see süsteem, et ma jooksen ühe loo, kõnnil ühe loo ja kuna mul tuleb Shazami pealt, oh my god, see ei ole õige sõna, kuna mul tuleb random järjekorras, ehk siis ma ei tea, mis lugu järgmisena tuleb, siis vahepeal, kuna ma kuulan sellist vana R&B žanrit, kui ma jooksen, sest et ma lihtsalt, see on minu vibe jooksmise ajal, siis vahepeal tuleb seal mingi 5-mintine lugu, kui ma jooksen ja siis ma olen nagu mingi ja siis nagu, kui mul on puhkehetk, ehk siis see kõndimishetk, siis tuleb mingi 2-mintine lugu, siis ma olen nagu... Ja sellega jooksed lõiku? Nojah, ma jooksen lõiku, jah. Nagu hiid põhimõtteliselt, tegelikult ju. Aga nüüd me lähme poes ära, sest et mu emme peaks jõudma iga kell reaalselt 20 minuti pärast. Ja kuna täna ikkagi on emadepäev ja ma mõtlesin, et võiks emale ka midagi pakkuda, siis ma mõtlesin, ma võtan sefiiri korvikesi ja siis me saame kohvi juurde, sööb meiega hommikust koos. Mina ise sefiiri korve ei söö, ma vihkan sefiiri, see on kõige rõvedam asi maailmas, linnupiima kõrval. Siis ma võtan neid ja siis me teeme mu emme ilusaks, sest ma teen talle kulme. Me teeme, ehk siis mina ei tee midagi seal. Ma joon kohvi ja söön sefiiri. Tain on lihtsalt mulle emotsionaalne tugi. Aga jah, käime poes ära ja siis juba lähme koju mässama. Näe! Täna on sinu päev, emme. Emmami. Issand jumal, ma praegu näen, et me ei pannud puhta pesuresti ei voltinud ära. Ilmselgelt tegu siin majas ei ole täiskasvanutega. Emadepäeva hommikusöök. Tegelikult mina söön pärast veel hommikusööki. Emme tegi oma väikeste kätukestega kirjut koera. Kui isu arvata. Nüüd on sinu tükk. Mul on tegelikult aega nüüd 1,5 tundi, et panna end valmis, käia pesus, minna osta emale lilled ja kingitusse siis kollageen, sest ma tahan talle kingipakki panna kollageeni. Ja siis me peame minema juba basiilikusse. Ma tahan teiega jagada tegelikult neid šampoone ja kehahooldustooteid ka, mis ma kasutanud olen viimasel ajast. Ma pole ülipikalt nendest midagi rääkinud ja mult on küsitud, et milliseid šampoone üldse kehahooldustooteid ma praegu kasutan. Nii et ma arvan, et lähme korra mu vannituppa ja siis ma näitan teile lihtsalt. Räägime siis kiiresti ära, mida ma kasutanud olen, sest et ma arvan, ma hoopis käin pesus kiiresti ära ja siis ma söön samal ajal, kui ma meiki teen ja ma multitaskin, sest et ma ei ole saanud oma hommikurutiini ka korralikult teha täna. Aga võtke nüüd arvesse, need tooted ei näe kõik üldse esteetiliselt ilusad välja, sest et ma olen neid kasutanud, need on pooltühjad ja peaaegu üldse täiesti tühjad. Aga
šampoonid, mida ma praegu kasutanud olen, mis mulle megalt meeldivad, mu juuksed on nii pehmed ja ma tegelikult arvan, et miks need nii pehmed on tänu sellele balsamile. Ja ma kasutan Brioche Be Gentle, Be Kind sarja. Nii šampooni kui balsamit, aga ma arvan, et see balsam on see imetegur. Nad ei ole kõige soodsamad, minu arust üks pudel oli 25 €, arvestades seda suurust. Panen enda pea kõrvale, et te näete, see on suht tilluke, nii et see oli veits nagu ma tahtsin proovida, nii et ma olin nagu okei, proovime ära. Loodetavasti meeldib, sest et muidu ma raiskan lihtsalt 50 €, aga balsamit ma raudselt ostaks veel, raudselt, sest et kui ma panen selle endale juustesse ära, siis ma tean, see balsami loputad kohe ära, aga ma tavaliselt hoian ikka mingi 3-4 minti peal seda ja no tõesti, see teeb nii suur vahe mu juustega, sest et mu juuksed on palju pehmemad. Nii hea on kammida neid ja kuna mul on väga karmid juuksed, te ei näe, sest et need on sirgendatud, aga mul on tegelikult lokkis juuksed. Ilmselt paljud ei tea, ma väga tihti ei käi oma lokkis juustega, sest et nad on siuksed, no nad on veits siuksed nagu frisi ja ma ei oska väga nendega midagi teha. Siis ma tunnen, et see on küll megalt aidanud sellega. Šampoon on ka tore, nagu ta läheb vahtu, väga hea lõhn, siuke värske lõhn. Mis siin sees üldse on? See on matša ja õunaga pluss veel supertoitudega šampoon ja siin peaks minust olema spinatit ka sees. Igastahes toitaine rikas supertoidu šampoon kuivadele ja tuhmidele juustele. Siin on päris palju selliseid toredaid koostusosasid. Jah. Võt. Ja keha peal, kuigi mul on täiesti otsas reaalselt, ma pumpan viimast nendest välja, siis ma keha peal kasutan ikkagi, mis on nii rätsed välja, andke andeks mulle, aga te vähemalt näete neid oma care dušikeele ja mul on käinud see apelsini oma alles, aga need on need, mida ma kasutan. Kui sa ei ole meid varem jälginud, kui sa ei tea, millest ma räägin, siis ma olen oma care'i kasutanud juba aasta aega. Ma käin refillimas nende pudeleid, sest mis selle brändi juures on mega lahe on esiteks see, et nad on Eesti bränd ja kõik toodetakse Eestis ja teiseks sa saad refillida pudelit ja sa saad odavamalt toote kätte. Et kui muidu see maksab 15 € see suur pudel, mis kusjuures kestab ülikaua, siis kui sa refillid, siis kui ma ei eksi, on 11-12 €. Võib pange panna, aga igastahes palju soodsam. Ja see on tavaliselt siis mu rutiin. Ma pesen juukseid 2 korda nädalas. Seda ma peaks ka ilmselt mainima. Ma pesen 2 korda nädalas, sest et mul õnneks juuksetekstuuri üks positiivne pool on see, et nad ei lähe väga kiiresti rasuseks. Skincare'i te olete näinud, kui te ei ole, siis ma panen siia oma hommikurutiini siia. Jah, ma panen siia oma hommikurutiini videolingi, kus te näete ka mu skincare'i, mis praegu on. Kui ma näen nüüd kiilakas välja, siis sa ei pea seda kommenteerima. Ma tean, ma näen kiilakas välja. Aga viimase hetke otsus. Ma valin kõige parema päeva esiteks, kus vlogida, teiseks, kus katsetada uusi asju. Põhimõtteliselt ma mõtlesin, et kuna ma olen tegelikult nii palju föönitanud oma juukseid kogu aeg praegu tänu sellele uuele soengule, mis mul on, siis mu juuksed vajavad natukene rohkem hoolt ja Trade House'i pakist, mis ei ole sponsoreeritud, see tuli PR pakis, tuli ka selline Beauty Family Organic Hair Care mask. Selline ta siis on ja ma mõtlesin, et ma tahaks seda proovida, sest et ma täna ka ilmselt pean föönitama, sirgendama ja kui ma täna ei tee maski, siis ma arvan, ma teen lihtsalt järgmine nädalavahetus alles. Nii et samal ajal, kui mu mask siin peal istub, siis ma söön ära oma hommikusöögi, mis juba hakkab täiesti sulama, aga it's okay, it's totally okay. Ja ma peaks proovima. Oh my god, nii hea. Aga ma lähen pesen oma juuksed ära, siis räägime edasi. Guess who's back? No nii. Meil on tund aega. Ma üritan tunni aega näidata nii palju kui võimalik. Ma pesin oma maski just maha
ja juuksed, ma ütlen ausalt, teile juuksed tunduvad mega pehmed, mega pehmed. Järkusjuukseid, kui sul on lokkis juuksed, on väga raske kontrollida, stiliseerida nii edasi niimoodi, et nad ei oleks siuksed frisid ja siuksed koledad. Ja ma arvan, ma tiksusin TikTokis või Insta Reelsis, igastahes kuskil ma olin, kus ma nägin järjest videosid, kuidas inimesed siis stiliseerisid oma juukseid lokkirullidega. Ma võin kihla, et kõigil teie emadel on mingisugused lokkirullid, millega nad kunagi oma juukseid stiliseerisid. Ja ma mõtlesin, et kui mu soeng on niigi retro, siis tuleb võtta kasutusele ka retrovahendid, et oma juukseid stiliseerida. Nii et mida ma alist endale tellisin? Ma tellisin lokkirullid endale ja need on siuksed need, teate küll, mis see krõpsumaterjal on, eks ju, nagu jopekrõpsu nii-öelda. See on see sama materjal, ehk siis juuksed haakuvad selle külge kinni. Ja samuti tegelikult tavaliselt juuksuris kasutatakse mingeid väga spetsiom klambreid, et neid kinnitada oma juustesse, sest et kui sul ei ole klambreid, siis nad kukuvad ära tahtmata. Nii et ma ei ole mingi juuksekuru, ma ei tea väga palju soengutest. Isegi kui mu juuksed näevad enam-vähem siuksed, et ma tean, mida ma teen, siis tegelikult, olgem ausad, ma ei tea mitte midagi, mida ma teen nendega. Aga ma ostsin endale sussuklambreid, bobipinne. Kui sa oled tantsija, siis sa tead, et need on sussuklambrid. Kui sa ei ole, siis ilmselt sa ei tea seda, mida ma tean. Ma üritan siis bobipinnidega need oma juustesse saada. Vaatame, kuidas läheb. Ja kuna mul on ainult tund aega, siis ma teen seda suht kiiresti. Ma kuivatan ma juuksed kiiresti ära ja siis ma seletan lahti, kuidas teoorias see kõik peaks nüüd välja nägema ja kuidas see peaks toimima. Ja siis te juba näete lähemalt, et kuidas ma midagi teen ja kuidas meil see tegelikult välja tuleb. Mu juuksed on põhimõtteliselt 90% kuivad, ehk siis ma keskendusin enamus aja oma juurtele, et need saaksid kuivaks ja nüüd need on veel natukene märjad ja see on sellepärast, et ma võtan appi kammi, sellise kammi. Ilmselt see tundub paljude jaoks hirmutav selles mõttes, et me näeme, kuidas juuksurid seda kasutavad, aga kui sa ise proovid seda kasutada, siis garanteeritud, siis esimene kord sa tõmbad poolelt pealt oma juuksed välja. Aga ma olen nüüd sellega katsetanud ja ma nagu tahaks ise öelda, et ma olen päris oskuslik sellega juba, aga ilmselt mõni juuksur vaatab, et on nagu põhimõtteliselt, kuidas see nüüd läheb siis meil. Ma teen 4 erinevat sektsiooni, kuna mul on suht paksud juuksed, võib-olla ma isegi pean tegema rohkem kui 4, eks me vaatame. Me alustame pealmisest osast, sest et nende lokkirullidega, nagu ma vaatasin nendes videotes, on ikka korralgi jebimine ja ma ilmselt siis teengi, et alustan pealt ja liigun alla poole. How fancy ma lihtsalt välja näen. Kõik, mida ma ütlen teile siin, ärge võtke tõe pihta. Ilmselgelt ma ei ole juuksur, ma ei tea mitte midagi, vaid ma lihtsalt olen tüdruk, kes üritab kodus oma juustega hakkama saada. Nagu enamus teist ma usun. Nii et ma teen sellest veel eraldi sektsiooni, millega ma hakkan nüüd töötama. Ja ülejäänud läheb kinni. Ja nüüd teoorias, mis siin nüüd hakkab juhtuma? Tõesti ei näegi midagi. Teoorias, mis siin hakkab juhtuma, on see, et ma võtan oma kammi ja kammin selle paar korda läbi ja siis ma keeran selle siia taha rulli, kuivatan fööniga, et annan talle kuumust, pum. Ja siis kammin selle välja. Ja kui see samm on tehtud, siis ma panen lihtsalt, ma arvan vaiksema. Ma arvan, me paneme selle, siis tuleb välja. Ja siis ma kammin selle rulli endale otstesse ja keeran sisse, pum. Ja siis ta jääb siia. See on nüüd see teooria, vaatame, kuidas see mul päriselt läheb. Ja nüüd hoiad seda mõned sekundid. Ma ei tea, ma loen tavaliselt 10-ni. Jällegi, ma ei ole asjatundja, nii et ilmselt mida ma teen tundub mega kahtlane ja see tundub vale. Aga ma hoian seda natuke aega paigas. Ta on suht soe, aga kuiv õnneks. Ja nüüd ma twistin selle siit välja. Võtan oma rulli. Kammin läbi selle lokki.
Ja nüüd rullin selle siia, rullikese siia sisse. Nii. Ja nüüd vaatame, kuidas meil selliste klambritega see kinnitamine läheb. Kuna ma ei näe, mida ma teen siin taga, siis üritan neid tunnetada, et kas ta on siin sees või mitte. No nii. Esimene rullik on siin paigas. Te näete ja te näete. Ja nüüd veel. Nii 12 tükki. No vaatame, kuidas see läheb. Ma olen lõpuks valmis saanud ja ma ütlen teile kohe ära, jah, ma olen 10 minutit hiljaks jäänud. Need juuksed võtsid mul aega 40 minutit. Ma kordan seda. Need võtsid aega 40 minutit. Ja mul pole aimu ka, kas see tegelikult toimib. Kas see tegelikult on mõistlikum viis oma juukseid teha? Üks kord nädalas. Ma reaalselt ei suudaks rohkem kui üks kord nädalas sellega jännata. Aga kui see tulemus on hea, siis ma arvan, et ma iga nädalaselt isegi viitsiks sellega tegeleda. Nii et mul oli 20 minutit aega, et teha oma meik ja see on minu 20 minuti meik. Ma kasutasin oma Bare Mineralsi kreemi, nagu alati. See hakkab mul otsa saama, nii et kui keegi tahab mind sponsoreerida sellega või saata seda mulle PR-pakis, ma võtan väga hea meelega selle vastu. Siis ma kasutasin concealerit, ma kasutasin täna Age Rewind concealerit, mille ma sain Kaisa käest. Ja siis ma kasutasin natukene bronzerit, kreembronzerit. Ma ei settinud seda kusjuures. Ja põsepuna, seda Nixi kulmutoodet, millest ma rääkisin samuti seal videos, aga see on siis põhimõtteliselt nagu kulmumarker, millega sa saad teha karvadelaadseid jooni. Kasutasin seda, andke andeks, kui te seda mootorratast kuulete, sest et siin on nii palav üle pika aja, et see uks peab lahti olema, muidu ma lihtsalt ei saa hakkama ja muidu ma higistan end surnuks. Aga minu arust see on kõik, mida ma kasutasin, ma pole isegi veel ripsma duši pannud ja ma tegelikult veitsa mõtlen, et kas ma üldse panen, sest et praegu minu arust see on veits siuke tunne, nagu ma oleks lihtsalt natukene saanud päikest ja kõik on väga värske, nii et võib-olla ma isegi ei pane ripsma duši, sest et ripsma duš on täielik jebimine. Nagu ma ütlesin, ma olen 10 minutit hiljaks jäänud ja ma pean veel teile näitama oma ema kinki, emadepäeva kinki. Ma ei teinud midagi väga suurt, ma ütlen teile kohe ära, aga ma tegin midagi nagu siukest väikest, mida ma tean, et tal on vaja, aga me peame sinna jõudma. Nii et teeme nüüd siia ühe, ma arvan, et see on mingi TikToki transition. Selle pusa ma sain 1,50 eest Pavlist ja vaadake, kui cool disain sellel on. 1,50. Excuse me. Panin need suured kuldsed kõrvarõngad siia ja samuti selle AliExpressi chain koti ja siis jalas on mul Nike'id, sest see Nike on Nike. Mul on Nike valged Air Force'id ja Nike sokid. Kuna ma kusjuures ei olegi teile näidanud, mis ma oma emadepäevaks kingin, siis ma mõtlesin, et ma teengi seda nüüd. Ma reuse'in oma Trade House'i PR pakki, sest et esiteks see roosa on vibe ja mu ema lemmikvärv on roosa. Ja samuti ülijoppamine, see mul varasemalt oli juba ostetud ja Trade House'i pakist tuli kaasa. Siis ma olin nagu, mõlemad saame nüüd, sest ma panin siis selle, mis ma pakis sain, panin oma emale. Ja see on samuti sellest pakis, sest et ma tean, tal on seda vaja ja ma lihtsalt tunnen, et see on rohkem talle kui mulle. Hyaluron happeseerum, see on Inkilisti oma ja ma olen selle kohta ülipalju head kuulnud, nii et ma tellisin oma emale ka selle. Mina ise kusjuures seda kasutada ei saa, nii et ma endale tellisin niacinamiidi veel juurde, aga talle ma tellisin siis hyaluron happeseerumi ja siia paki sisse läheb veel kollageen. Ja siis see ongi põhimõtteliselt minu väike emadepäeva kingitus mu emale. Ei ole nagu midagi otseselt väga erilist, aga siuke little something. Ülimõnus on väljas istuda, lihtsalt kuulake seda. Ausalt, vahepeal on lihtsalt väga värskendav saada kas või hetkeks, kas või tunniks ajaks linnast eemale.
nagu ma üldjuhul ei panegi seda nii palju tähele, aga ma ei käi ka kesklinnas näiteks igapäevaselt, nii et selles mõttes väga mõnus on praegu eemal saada kesklinnas, sest et kuna ma ei käi igapäevaselt seal, siis ma ei ole enam harjunud nende rahvamassidega, pluss koroona olukord on tekitanud olukorra, kus tegelikult sa ei näe nii palju inimesi linnas, aga täna oli terve linn rahvast täis. Ja see oli väsitav, ma ütlen teile, see oli väga väsitav mu jaoks. Nii et ise mingi on mingi, et ma ei saa üldse inimkontakti ja nüüd mingi olen, et see oli väsitav mu jaoks, et seal nii palju inimesi oli. Tüüpiline eestlane, mitte kunagi ei ole rahul. Ma asetan teid korra siia, sest et me oleme jõudnud koju ja ma ilmselt peaks ka selle vlogi kokku võtma. Ma tegelikult filmisin paari asja veel selle vlogi jaoks, aga mu kaamera suri täiesti lambise koha peal ära ja ma ei pannud tähele, et see ei tööta enam. Nii et see, mis ma teie jaoks filmisin või mis ma arvasin, et ma filmin teie jaoks ja ma ei filminud seda. Nii et see võib-olla lõpeb ära väga lambise koha peal ja mitte väga loogilise koha peal, aga siiski ma mõtlesin, et ma peaks selle kokku tõmbama, seepärast, et mul on tunne, et see video on juba mega pikaks veninud või vähemalt ma arvan, et ma olen lihtsalt väga palju asju teiega jaganud just nagu toodete koha pealt ja nii edasi. Nii et ma loodan, et teile meeldis see vlog. See oli võib-olla natukene selline all over the place, ma tean. Aga ma siiski loodan, et teile meeldis see, et teil oli huvitav seda vaadata. Aga kui sulle meeldis see video, siis nagu ikka pane like, sest see annab mulle märku, et sulle meeldib selline video. Ja kui sa ei ole veel subscribe inud, siis mul oleks väga hea meel, kui sa teeksid seda. Aga võtame selle kokku, mina näen teid järgmises videos ja hoidke ennast ja näeme peagi. Bye!